Ei ole. Et miks ei ole, küsin nii, sellepärast ei ole, et vot nii nagu ma ennem rääkisin, et ma hommikul lähen tööle kell 8, õhtul kell 8 tulen, mul on vastutus looma ees. Mul on olnud koer, aga kuna ma tean, et mulle ei meeldi kasvatamatud loomad ja loomad ei sünni targad. Et selleks, et tark loom oleks, ma pean temaga tegelema ja loomaga tulebki tegeleda esimene aasta. Tähendab, kui ma toon ta koju, kuni aastane ma pean hästi aktiivselt, intensiivselt temaga tegelema. Ja kui mul selleks ei ole aega, siis ma olengi aus ja mul ei olegi kellegi looma praegu. Mulle piisab teie omadest. Aga mis koduloomade soovitaksite korteriomanikele, kuidas võtta öelda? Tähendab, siin ühest asja ei ole, et korteriomanik peab kõigepealt jälle oma ajaga arvestama, võimalustega, tingimustega. See tähendab seda, et kass on hästi mugav loom, selles mõttes mugav, et ärkan üles, ma ei pea 5. korruselt alla jooksma, teda pissitama, temaga jalutama ja sellel inimesel, kellel ei ole aega, võiksid kassi võtta. Ja mis on teie kõige meeldivam juhtum, kui loomaarstina? Loomaarstina räägin kohe, tuli üks Inglismaa tsirkus Rakveresse ja pöörduti minu poole sellega, et krokodillil oli teine krokodill jala ära hammustatud. Ja pidin ma seda krokodilli siis, tal oli selline luu seal väljas, pidin seda luud amputeerima. Ja ei olnud selleks mitte mingit, anesteesiat ehk narkootilisi aineid, vaid see dresseerija pani ühe nipsu krokodillile vastu nina, krokodillil lõuad jäid lahti ja mina amputeerisin karvast. Ja oligi. Kas te räägiksite, kes te olete, millega te tegelete? Mina olen Merle Purre ja mina praegusel hetkel õpin Tartu Ülikoolis, õpin sotsioloogiat, aga uurin noorte vaimse tervise temaatikat ja sellest, kuidas noored vaimse tervise teemast aru saavad, kuidas nad sellest omavahel räägivad, millised on kõige suuremad arusaamad, võib-olla ka mõned valearusaamad ja püüan neid oma töös parandada. Ja teengi üldiselt tööd portaaliga, noorte vaimse tervise portaaliga peaasi.ee, millega seotud teengi koolitusi nii noortega tegelevatele inimestele ja kõikidele, kes vaimse tervise teemadest huvituvad. Selge. Ja kas te oskaksite lühidalt öelda, mis vahel üksindused ja üksi olemine? Üksindus on jah, sellised väga põnevad asjad. Kõige huvitavam selle juures ongi see, et sa võid olla üksinda, aga sa ei pruugi olla üksildane. Ja sa võid olla ka inimeste keskel, et tunda ennast ikka seal üksinda ja üksildaselt. Ja mis te arvate, kas selliseid loenguid võiks Eesti koolides ka edaspidi pidada? Kindlasti. Minule väga meeldib rääkida mitte ainult noortele, vaid koos noortega. Just nimelt aru saada, kui palju nad teemadest teavad, kui palju nad ise arvavad. Ja üldiselt see on just nimelt väga tore luua seda dialoogi ja just nimelt noortega koos nende asjade üle arutada. Nii et mitte niivõrd loenguid, aga need teemad koos noortega oleks väga tore alati läbi arutada.